Tere! Püüan siis natukene oma mõtteid edastada teile ja rääkida, kuidas mina näen numeroloogia ja taro seoseid ja pärast natukene mõningaid mõtteid, mis on ka inimestevahelise sobivuse ja veregruppidega seotud. Aga selle väikese esimese katsetuse fookuseks on siis pulma-aastapäevad. Ehk siis, miks usutakse, et mõned abieluaastad on kriitilisemad kui teised? Et kindlasti olete kuulnud neid legende ja tegelikult minule vähemalt tundub küll, et siin saab paralleele otsida siis numeroloogiast. Kuna ma ise olen olnud 30 aastat abielus, minu vanemad, enne kui isa suri, jõudsid abielus olla peaaegu 60 aastat, paar kuud jäi puudu. Ja ka minu vanavanemad on pika staažiga abikaasad. Ja oma suguvõsa uurides olen siis vaadanud ka neid abielu kriitilisi aastaid ja mingid mustrid ma seal märkasin. Ja ma ei taha jääda numeroloogia keskseks, vaid pigem seostaksin need tarokaartidega, mis mingis mõttes on numeroloogiaga ka väga seotud. Aga võib-olla alustan sellest, et keskendun suurele arkaanile kuni numbrile 22 ja sealt edasi on siis juba niimoodi, et kellel juba 20 aastat seda abielustaaži on, siis need on kõvad tegijad ja muidugi võib sealt edasi ka neid numbreid kokku liita ja uuesti vaadata, alguses stsenaari tagasi liikuda, aga ma võib-olla siis keskenduksin numbritele 1–22. Nii, esimene pulma-aastapäev, number 1, maag. Ja maag iseenesest on loov energia, külluslik energia ja tavaliselt need, kes esimese pulma-aastapäevani vastu peavad, on veel selles vatises olekus. Võin eksida, aga nende pulma-aastapäevade rahvuspärastes või rahvasus levinud nimetustes äkki oligi esimene pulma-aastapäev vattpulmad. Aga see ei ole ka väga tähtis, ma tean, et neid on ka erinevalt nimetatud. See on pigem siis loomise aasta, õnnelik aasta ja ma teeksin siis ka nii nagu sünnipäevade vaatamisega, et pulma-aastapäevast pulma-aastapäevani, mitte siis täisaasta numbrist, et kui on abiellutud näiteks augustikuus, siis augustist augustini kestab see energia. Ehk siis number 1 energia kestab alates esimesest pulma-aastapäevast kuni siis järgmise aasta augustini, kui siis number 2 ette tuleb. Ja mida veel lisada, et number 1 on ka egonumber. Kui selleks ajaks pole riidu mindud ja ego ei ole tülisid tekitanud, siis pigem on see õnnelik number. Number 2 ülempreestrina on teineteise rohkem tundma õppimise aasta. Et kui esimene aasta oli pigem selle koosoleku rõõmu ja armumuse baasil elatud aasta, siis ülempreestrinna toob hingelist sügavust sisse ja hakatakse päriselt teist inimest mõistma. Ja siin on siis must sammas ja valge sammas, mees- ja naisprintsiip, tasakaalu loomine, paari suhtes ideaalne aeg. Ja huvitav, kui ma nüüd edasi 3. numbri juurde lähen, siis number 3 on perenumber, keisrinna number. Keisrinna on külluslik abielunaine
ja siin tulevad mängu juba lapsed, siis väga paljudes juhtudel on siis number 3 aasta olnud see, kui pere saab lisa ja keskendutakse siis nii-öelda järelkasvu loomisele, et pigem selline külluslik energia on siin siis määrav. Mis aga minu jaoks on terav energia alati olnud, eriti kui see on miinustes, on siis number 4 ja mul on siin ka välja toodud, et keiser iseenesest ongi jääraenergias kaart, mis võib olla positiivselt väga tugev juht ja perepea ja pereisa. Negatiivsesse kaldudes võib olla terav kui kahvel, sest number 4 meenutab mulle kahvlit. Ja siin on siis ka see aeg, kui võivad esimesed tõsised riiud ja tülid tekkida. Ja kõikide ülejäänud numbrite puhul ka, siis kui kokku need omavahel liita ja viimaseks taandatuks jääb number 4, siis mina näen ka seal nii-öelda seda teravust ohuaasta. Et siin on nüüd see meisterlikkus, et kas seda tasakaalu osatakse hoida või mitte. Et ma olen erinevaid aastaid kuulnud, mida siis nagu nimetatud, mis on sellised ohtlikud aastad justkui paaridele. Ja 4 on nende hulgas aeg-ajalt mainitud küll. Minu jaoks number 5 on üsna saatuslik aasta, ka ülempreestriga kokku langev nii-öelda number, mis siis astroloogias tähendab sõnni. Ja ma ei ütleks, et see otseselt nüüd negatiivne oleks, vaid pigem on see selles mõttes natuke karmaline, et oleneb, kuidas eelnevalt on panustatud. Et kui nii-öelda keisri energias on pigem nii-öelda pere eest hoolitsemisse jäädud ja tasakaal leitud suhetes, siis pigem on see õnnelik aasta, küll muutuste aasta tavaliselt. Ma olen märganud, et nii-öelda 5 energias aastas, kui pulma aastapäev on olnud 5 energias, siis ka hiljem, kui pärast 22 kokku liites on see 5 tulnud. Näiteks 23 on ka 5 energiaga 2 + 3, siis see on alati suurte muutuste aasta. Olgu selleks kas või mingi suurema seadme ost, koduvahetus ka, kuigi 7-ga koduvahetus on võib-olla rohkem, auto ost, perelisa, mingisugused ettemääratud sündmused, rasked üleelamused, katsumused, aga samas ka võib-olla mõned õnnelikud sündmused. Number 5 energias on minu suguvõsa vaadates ka üsna sageli lapse sünniga seotud olnud. Aga samas on ka juhtumeid, kus 5 energiaga on laps kaotatud, nii et selline natuke karmaatiline number. Nii, kui see aasta on üle elatud, siis 6. aasta ehk armastajate energia taras, kaksikute märk siis päikesemärkides on pehme, hea ja soe energia. Ja tavaliselt, kui need suuremad esimesed kriisid on üle elatud, siis 6 energias toimub justkui nagu taas mingisuguse harmoonia, heaolu, üksmeele leidmine. Ja nagu ma juba mainisin, siis number 7 ehk siis see kaarik edasiliikumine võib olla seotud nii negatiivse kui positiivse poolega. Kui seal varasematel aastatel ei ole tasakaalu leitud ja nii-öelda need must ja valge hobu ei ole balansis ja juhil ei ole, ehk siis abikaasadel ei ole sellist selget visiooni, mis edasi saab. Kaarik on ka vähienergia astroloogias, et siis käivitub edasikäigu asemel nii-öelda see tagasikäik ja taandareng ja võib tekkida tülisid ja konflikte. Aga positiivses võtmes on see suurte sammude, kolimiste, elumuutuste, töökohavahetuste
üksteise uuesti uues valguses, positiivses nägemise aasta. Nii, 8 on tugevuse kaart lõvi astroloogias ja jällegi, kui eelmiste aastate katsumustega on toime tuldud, siis võib öelda, et kes on jõudnud 8. abieluaastani, see on nii-öelda tugeva aluspinnase sillutanud ja eriti veel, kui sõpruse element on siin ka juba väga oluliseks saanud, sest armumise baasilt kaua koos ei olda. Sõprus on see ja üksteisest hoolimine, mis pika armastussuhte puhul siis lõpuks määravaks saab, et kokku jäädakse. 9. aasta on Neitsi aasta, Eraku aasta ja siin on nüüd tavaliselt kerge üksteisest tüdimine või siis pigem nii-öelda kas lahku kasvamise aasta või siis kumbki abikaasadest on mingid omad hobid leidnud ja enam ei ole seda nii-öelda ninapidi koosoleku aega nii palju kui võib-olla varem. Et see on ka nii-öelda sügavalt endasse, enda suhtesse kaevumise aasta, mis võib olla nii positiivne kui ka negatiivne ja selliseid tülisid ka tähendada, kui ei anta üksteisele piisavalt ruumi. Ja siit edasi tulebki saatuse ratas, ehk siis jälle, kuidas sa selle Eraku aasta oled üle elanud, kas sa oled nii-öelda eelnevast õppinud, kas sa oled tasakaalus, kas see suhe on tasakaalus, et vastavalt sellele siis fortuuna või saatus näitab, mis saab, et kas positiivset või negatiivset. Nii, ja siit edasi tuleb õiglus, 11, kaalude energia, mis on siis sageli eelmäng sellele, kuhu suunas nii-öelda see abielu edasi läheb ja kas nii-öelda on need kaalukausid tasakaalus või on kellelgi suurem koorem, kellelgi väiksem, ei ole suhe tasakaalus ja pigem liigub negatiivsesse külge. Üsna selline oluline, märgiline aasta. Seda enam, et järgmine number 12 on taros poodu, mis tähendab siis 2 varianti. Kas sa tunnedki ennast pea alaspidi pooduna ja ei näe lahendust või sa õpid maailma teise nurga alt vaatama, teise nurga alt oma suhet nägema ja avastad sealt hoopis palju uut ja positiivset. Ehk siis see võib ka olla selline kokku-lahku energia. Ja minu jaoks Skorpioni energias olev 13, mis annab kokku ka 4, on keisriga võrdne ja võib-olla isegi võimsam nii-öelda aeg, kus isegi väga tugevates abieludes võib suuri konflikte olla. Ka mina oma 13. abieluaastal tülitsesin mehega nii kõvasti, et 3 kuud elasime lausa lahus. Nii et see Skorpioni energia, transformatsiooni muutuste energia mõjutas meid ka väga palju, aga see ongi nüüd see, et kas sa muutud ja lähed koos edasi või eraldi, vahet ei ole, või sa jääd selliseks, nagu on ja ei arene, siis ei ole nagu seda teist positiivset varianti, siis ongi see lahkumineku energia. Meie läksime edasi. Ja sellele järgnebki siis mõõdukuse energia, mis on nüüd hästi huvitav, et astroloogias on mõõdukus hamburi kaart. Olles ise hambur tulemärgi esindaja, tean, milline plahvatuslik energia selles tähemärgis on, aga samas teadlikult tasakaalu hoidmine on siin veel eriti oluline ja mõõdukus tegelikult sümboliseeribki näiliselt paradoksaalne, aga mõõdukus on hamburi nii-öelda
selline suund, kuhu liikuda. Ja pärast selliseid transformatiivseid aastaid, eriti pärast numbrit 13, on siis mõõdukus tasakaalu leidmise aasta. Samas on tal ka see 5 energia ehk siis see ülempreestri energia sees, mis siis ka määrab suuna ja paneb siis paika, mis edasi saab. Nii, üks raske aasta on siis 15. ehk Taros siis saatan astroloogias kaljukits, kus siis võib taas ennast tunda justkui nagu siin pildi peal, kaardipildi peal näetegi, et ahelais, et kus siis miinustes olles võib tunda ennast nii-öelda ohvri rollis, ei osata nii-öelda näha positiivset. Teisest küljest jälle, kui nende sõltuvuste ja negatiivsete mõtetega tegeletakse, siis 1 + 5 annab kokku 6 ehk armastajad. Saatan ongi tegelikult armastajate teine pool või vaste, ehk siis siin saab inimene ise valida ja suunata, et kas ta liigub nii-öelda pahede ja sõltuvuste suunas või armastuse suunas. Mida ma olen märganud, on seda, et see 15 energia, saatana energia kannab endas ka petmise mustrit, et väga palju olen märganud, eriti ka meedias, kus on siis inimesed 15. abieluaastal lahutanud siis 3. osapoole pärast või siis on 3. osapool juurde tekkinud sel perioodil. Nii, 16 torn. Siin on nüüd 2 varianti, et kui oledki selles 15. saatana energias, siis ega seal midagi head ei järgne, siis ongi pauk, välk lööb torni ja lahkuminek. Kui sa oled see 16. energiasse tulnud nii, et sa oled 1 + 5 võrdub 6 ehk armastajate energias, tasakaalu energiast tulnud, siis see torn tähendab pigem selliseid positiivseid, ootamatuid, häid muutusi, mis ellu toovad minu puhul näiteks viimase lapse sündi. Nii et igal juhul see on nagu mingisuguseid muutusi toov, aga siin olenebki, kuhu see suhe nüüd on enne jõudnud, miinustesse või plussi. Ja 17 ehk täht, veevalaja energia on Taro kaardipaki kõige ilusam kaart. Täht tähendab unistusi, nende täitumist. Et kui nüüd läbi 17 aasta on sinna tähte jõutud, et see on nagu minu jaoks esimene väga oluline, kuigi mitte ümarlik, juubeli vääriline pulma aastapäevaga, aga igal juhul pikk tee on juba maha käidud ja toimub selline teatav nii-öelda rahunemine, võib-olla siis oma unistuste täitmine või täitumine. Ja kui nüüd negatiivse poole pealt vaadata, siis 1 + 7 võrdub 8, mis viib jälle selle karma ja rahanumbrini. 8 on meil tugevus, kui nüüd liiga tugevasti rahale ja karmamustritele keskenduda, siis võib sealt konflikte tulla. Nii, kalade energiat kannab siis Taros kuukaart, mis on 18, müstiline alateadvus. See on ka pigem periood, kui inimesed keskenduvad endale, aga kuna see kannabki endas sensitiivsust ja nii-öelda mõtet lugemise energiat, samas ka eraklikku, 1 + 8 võrdub 9 ehk erak, siis ma ütleksin, et nüüd ollakse juba nii kaua koos oldud, et see on see periood, kui tasapisi üksteise mõtteid justkui lugema hakatakse. Ehk siis 2 varianti, et kas sa näed
kaaslasest positiivseid mõtteid ja nii-öelda täidad tema soove, ilma et ta midagi väljendaks ja justkui toimub ka minu arvates see, et hakatakse üksteise lauseid poole pealt lõpetama. Või siis teine variant, et pigem mõeldakse negatiivselt, kaugenetakse, ei räägita välja ja sealt tekivad siis konfliktid. Nii, päike 19, number 1 energiamaag. Suurepärane tarokaardi pakis kõige parem kaart. Siin võib väga sageli ka olla, et mingisugused olulised perekondlikud sündmused, rõõmusõnumid, mis iganes. Päikse puhul negatiivset külge näha. Võib-olla see 1 + 9 võrdub 10 võrdub 1, et kui egoismi või nii-öelda sellisesse enesekesksusse ja teisega mitte arvestamisse kinni jäädakse, et siis sealt võib-olla see negatiivne külg tulla, aga üldiselt on 19 väga päikeseline number. 20 kohus ehk siis karma. Saad täpselt seda, mille oled välja teeninud, ehk kuidas oled panustanud, selline ka tulemus. Ja jällegi, kas suhe tugevneb või laguneb, 20 abieluaasta või kooseluaasta on ka selline, kus nii-öelda väga paljud lähevad teisele ringile, aga need, kes jätkavad ja üksteisest rõõmu tunnevad, nende suhe tugevneb. Nii, ja 21 on siis maailm, ehk siis kõik uksed valla. Oleneb nüüd, kummale poole sa nüüd astusid, kas sa jätkasid oma suhet või alustasid uue ringiga, ehk oled nii-öelda selles igal juhul 3 energias või keisrinna energias tagasi, otsid peret, otsid nii-öelda iseennast. Kui nüüd vana suhtega jätkasid, siis pigem on nüüd see aeg, kui otsitakse ka nii-öelda mujalt maailmast sõpradega suhteid, ühiseid suhteid. Ikkagi see 3 energia tuleb siin mängu, võib-olla mõnes abielus on juba lapsed nii suured, et hakkavad oma pere looma ja tekib nii-öelda see äia-ämma roll juurde, et kõikide võimaluste aasta, aga jällegi ole ise valmis tegutsema ja suund valima. Nii, ja nüüd siis narrikaart, mida siis 0 või 22-ga siis tähistatakse, et olenevat erinevast tarokaarti pakist, ongi siis minu jaoks 0 ehk uus algus või siis sõna otseses mõttes enda lolliks tegemine. Et kas oled see narr, kes valib negatiivse tee või siis see, kes valib uue alguse, olgu siis kas olemasolevas suhtes või siis täiesti uus tee. Ja kui nüüd vaadata 2 + 2 võrdub 4, siis jällegi tuleb see terav kahvlienergia sisse, mis võib siis konfliktideni viia. Aga ei pruugi, sest 0 iseenesest on selline võimas ja puhas energia, mis nii-öelda sümboliseerib küll ka paigalseisu, aga kui paigalseis on armastuses, vaikuses ja rahus, üksteise mõistmises, siis see on väga ilus paigalseis. Nii, mis ma siis kokkuvõtteks ütlen? Tähelepanekut elust enesest, et ma tooksin võib-olla raskemate või probleemirikkamatena välja järgmised abielu aastad. 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16 ja 20, kus siis negatiivsuses olles võib konflikte rohkem tekkida. Sellisteks karmalisteks numbriteks, kus minu jaoks oleneb siis oma panusest, et saad seda, mida külvad, on minu jaoks numbrid 4, 10, 11, 12, 18 ja 21. Võid oma mõtteid jagada, kuidas sinule tundub.
Nii, aga siia lõppu ma lubasin lühidalt rääkida ka siis väikesest orgaanist ja seosest siis veregruppidega. Et väikeses orgaanis teatavasti siis kaardid taras jagunevad nii-öelda veeelemendid ehk karikad, mis siis sümboliseerivad tähtkujudest kalasid, vähkisid ja skorpione. Tuleelementi kannavad endas sauad, see on siis jäärade, lõvide, hamburite märk. Maaelementi mündid, sõnn, neiltsi, kaljukits ja õhuelemendid on mõõgad ehk siis veevala ja kaksikud kaalud. Aga sellest ma praegu pikemalt ei räägi, sest taraanalüüsis ja numeroloogiaga seoses võib siin päris palju juurde lisada, aga ma ei taha, et see esimene video väga pikaks läheb. Lihtsalt üks mõte, mis mulle veel tekkis, oli siis see, et uurides veregruppe jõudsin siis järeldusele, et ka neid saab nende tuleelementide või väikeste orgaanidega siis ühendada ja sellised seosed siis, et AB, ma ei räägi siin positiivne, negatiivne reesusest, ma ei räägi, aga pigem siis nii-öelda AB grupp on siis sellised enigma inimesed, saladuslikud inimesed. Nemad saavad energiat veest. Nemad peavad pöörama tähelepanu sellele, et nad jooksid vett piisavalt. Siis kristalliveed sobivad neile ja kõige parem puhkus on siis neil kindlasti vee ääres. Siin võib muidugi ka vaadata, kui sa tead enda või abikaasa veregruppi, et kus on siis teil nii-öelda kõige parem puhata või kuidas sa ennast laed või mis tüüpi sa oled. Et veetüüpi inimesed on pigem siis sellised mõtlejad ja emotsionaalsed ja vajavad sellist nii-öelda vee rahustavat mõju. Tuleelementi kannab siis nullgrupi veri. Nende kohta öeldakse, et nad on jahimehed või kütid ja neil aitab energiat taastada päikese ja kuuvalgus. Regulaarselt päikese käes olla, aga ka kuuvalguses jalutada. Mets sobib väga hästi jahimehe energiaga. Nii et kui on näiteks abielus A ja nullgrupi inimesed, siis tuleks otsida puhkuspaigaks veeäärne selline loodusliku metsaga kohakene. Nii, maaelementi kannab siis A-grupi veri, nemad on nii-öelda tüüpilised põlluharijad. Nendele on siis metsas ja looduses viibimine ja maaenergia üleüldse väga tähtis. Nemad peaksid puid kallistama, linnulaulu kuulama ja niimoodi siis ennast maandama. B-grupi veri on siis rändurite veri ehk õhuelemendi veri ja tema juuresolekul siis väga paljud tunnevad sellist magneetilist energiat või kutset. Neile meeldib reisida, näha uusi asju, liikuvad kiire mõtlemisega, hästi sellised huvitavad inimesed. Nii et tegelikult nendest veregruppidest võiks veel rääkida, aga ma mõtlen, et olles nüüd esimese video, kus ma oma mõtteid jagasin, valmis saanud, siis paneksin praegu siia punkti. Aitäh, et kuulasid ja anna märku, kui see kõnetas sind või ma millelgi taolisel võiksin veel peatuda ja rääkida.